No tere kõigile! Seekord oleme tulnud siis sellisesse kanti nagu Loviisa. Et osad meist on siin käinud ja väidetavalt pidi olema siin päris korralikku augi sükest keskmist sellist 80 senti ja pluss ja siit suuremadki saadud. Et proovime siis täna sükse väiksema pundiga, et meid on kokku 6 meest ja meil on üks väike järelkasv ka. Kaimar võttis oma poja kaasa, et õpetame tallegi vähe kala käsitlemist ja kõike, mis selle juurde käib. Et laseme nüüd paadi sisse ja lähme teeme esimesed proovid ära. Osad meist on alles tulemas, sõidavad kiirtee peal. Aga me jõudsime varem siia ja sättisime ilusti ennast mökis sisse ja panime söögid külmkappi ja mis me siin rohkem ikka oskame öelda. Merele ja proovime. Täna saab paar tundi püüda ja vaatame, äkki saame mõne söögikalagi juba õhtuks. Aga mis seal ikka? Näeme videos. Pidur. See on, kui liiga kaua seisab, tead. Kogu aeg peab kalal käima. Rauda tuleb taguda senikaua, kui ta kuum on. Isegi kärupidurid on kinni roostetanud. Üritame selle vastu midagi ette võtta ja käia rohkem kala. Siin on küll jumala puhas kõik liivapõhi. Väga ilus puhas vesi on. Ma räägin, et see on päris hea kuradi märk sellest, et vesi on puhas. Hea märk sellest, et vesi on puhas. Ja, sellest, et kala näeb, haug näeb lanti. See on hea. Võimalik, et sellest nagu haugi tripp tulebki, aga proovime otsida. Ole nüüd, Kaimar on pundis, siis peab ikka ahvenat ka proovima. Kalmer tuleb alles. Muidugi. Siis on. Ja Kalmer tuleb, võtab angerjat meil siin ja latikat ja kõike õhtu. Võtta aga otsa pealt peale minna, ega me ei pea siia kõrval ajama. Esimesed mehed mere peal. Käis Norras, aga mõtlesime sellega, et me seda süüdma. Ei, seda makrelli aine. Aga kokkuvõttes oli nii, et ei. Sellest ei tulnud midagi välja. Sellest, et makrell on niisugune kala, et selle ridvaga, ma ei tea, kus selle rida oleks olnud. Aga see tõmbab nii rämedalt, et... Niimoodi, sinna, igale poole vaata laiali. Pooleks ära kohe. Ja mul on teie ridvad on hooldatud ilusti ja... need sinised, jah? Ja, üks on sinine, teine on punane. Ja ma ostsin endale selle vaata, mis on see ilma nende rõngasteta ja tõsi jutt, et tonnine ritt seda ei tunne mitte midagi ahvenat ja mõtete püüda. Võra ahvenat. Aga sa ei saa arugi, kui niblivad küljest siis või? See lihtsalt ei saa aru, see on nagu reaalselt... Kui välja kerid, siis tead, et on otsas. Ma kasutasin seda rittu ainult trollimiseks ja paltuse trollimiseks. No nii, nüüd hakkas hea. Taavil teine vise. Oota, kui suurne. Vägev. Me ei saanud veel õngegi välja võtta. Näita. Oota, Taavi võtab ise. Ma mõtlesin, mis toimub. Ei, käi. Kuule, see on mingi 5-kilone vähemalt. Jõhkerne. Johka ei tiigu suur. Selle saab eest ära tõsta. Näitan millega. Ma just enne ütsin ka. Saad aru, ma olen sellega nii palju kala saanud. Vaata, ma panin siia sellise Stingeri otsa, jah? Stingeri otsast oligi, nii? Ei, ta kusjuures oli selle otsas.
keeras ja riksi. Teeme väikest, oota, seal ants. Teeme väikse posaatori ja... Mul on pildi ka kohe. See on ikka jõhkerne. Korralik. Ilus see on üle 90 ju. Kohe võtame mõelda lindi. 92 senti haug. Väga hästi. Esimese jaoks päris hea. Ma olen siis vähe lähemale ka. Läheb. Head nukid. Lahti, aga kuhu poole me lähme? Ma arvan sinna pool. Paneme mööda kallast sinna poole. Ja, paadi laskmiskohal. Ma räägin. Nii, action. Poisile võvedame kohe. Nukid, kohe hüppad, kala, uhuu. Nagu Allan, jalgadega selga ja. Vaata kui ilusti. Ma näen, et Kaimar on õpetanud pausidega kerimine. Väga viis. Käis löömas. Puutus, aga ei huvitanud. Vahest võib sattuda seda ka, et tuleb siit järgi. Asi on selge, igatahes juba on korda läinud meie reis. Minul oli esimene vise ja 92 senti haug. Super, kas see nüüd on hea enne või just halb enne, et tuligi see üks ja ainuke suur. Paugutame edasi. Kui söögikala, siis tahaks nuia. Ma ütlesin punane, noh kuule, mehed. Ja on jah punane. Nuia siin. Niimoodi on kala. Niimoodi on kala siin. Aga see, kuidas ma selle püüdsin, seda oleks on vaja videosse. Sellepärast ongi peakummi vaja, et oleks kaamera peas. Kala juurde. Võta näo eest ära ja... Niimoodi. Ühesõnaga olukorda oli siin ühe hetkega oli lihtsalt nii palju, et päris täpselt ei saanudki aru. Serksil võttis, minul oli kala otsas, Taavi rääkis telefoniga, poiss tõmbas kahva lahti, vars jäi kätte, kahv lendas vette. Minul kala siin samas paadi ääres, hakkan kahva püüdma, vaatan, kala tuli mul landi otsast ära ja siis ta mööda paadi serva sain kätte veel niimoodi, et poleks videosse saanud, oleks äge. Sellepärast peabki olema peakumm, mille ma jätsin oma bussi istme peale. Aga meil vist pidi olema. Peakumm, kaamera vähe, siis näeb actionit ka. Lühike, aga siuke tigedus. See on ju kena ju. See jäi ilusti stingeri külge ka. No Gerard, võta nüüd kala. Praegu oli nagu täpselt siuke hetk, et plärtspõmm ja rohkem polnud. Tavaliselt nii ongi. Ja tavaliselt siis, kui hakkad seda keulaka pulti nibima, siis... No siis sa teed selle pausi, langemispausi, vaata. Ule on see, kui adrenaliin on peal, siis sa unustad neid pause ka teha, vaata. Siis sa tahad kiiresti uut viset. No, ei. Tore! Oh, tore! Ma panen kõrvad sisse. Pane kõrvad sisse, jah, siis ei paista välja. Mul ei ole see õige müts täna, aga tulime laevaga. Võite ka, me nägime mäe otsas, siis mõtlesime, et raudselt hakati sealt sellest mäest alla tagurdama. Ei, ega meil on ikka info tuleb ees, vaata. Kapten Tenkes ju andis teada meile, et kui me tulema peame. Jõhker, esimene vise 92 senti auga. Sealt nurga pealt. Ma mõtlesin, aga mis me kaameriga teeme, me tahame ahvenat püüda ja... Saab püüda ikka, ma arvan, kui leiame, aga kuuleb ikka saab. Ahven, koha, Merikas. Nüüd on Merikas. Merika lõi ära täna ju ütles tee peal. See on see, hei, Kalmer on oma sõna ütlenud, et tuleb. Nii. See on mingi... Söögikala. Vast mingi 15, aga ei, see läheb tagasi. Ei, normaalne. Me oleme praegu siukses lahes, kus on lihtsalt praktiliselt üle viske on kontaktid. Jah. Adrenaliino. No nii, me olime vähe kaugel, Toomase Serksi paadis kaamerat ei ole, me sõidame nüüd sinna, et said mingi korraliku haugine. Siuke sõjakisa käib sinna. Vaatame, tegelikult läheme vist kohe maha ka, Kaimar, või mis sa arvad? Ma arvan küll, sest sajab ja hämar ja siis ei näe enam ju püüda.
Kive on nii palju lihtsalt. Tegelikult paneme sauna käima, teeme süüa ja võtame homme, hakkame võtma, hommikune võtt on ideaalne. Lõi jälle alt üles, landi veest välja. Riba otsa tassi. Lasin lahti, arutasin niimoodi riba otsa. Vaata, mis asi riba otsa teeb. Põmm. Mis mõttes hakkab kerima. Ja krokodill lihtsalt tema ei tule välja. Kurat, nüüd hakkab niimoodi vihma sadama, aga loodame, et saame ikka selle kala... Paneme otsad kokku või teeme veel? Ei, me paneme kokku, see tänaseks on päris hea. Praegu on veel nii palju valgust, me saame selle kala veel kaadrisse. Sellega. Thanks, Iksa. Viis reklaamiga. Nii, tõmbame lähemale. Ei tea palju ta see suurust on, ega mingi kosmos ei ole, aga... Ai, no ilus kala. Kui sa viitsiks selle võtta niimoodi... Ei viitsi, aga peab võtma. See anna siia poestamine tagasi. See on enda oma muidu. Noh, härra. See on minu oma muidugi. See ei ole sinu oma, see on sinu venna oma. See on minu oma, see on kaameramehe oma. Kuule, teeme need ära enne, kui pimedas läheb. No, mida te vaidlete sinna? Kaamera viskab selle ära, mina võtsin selle endale ja see on minu oma. Aga hea küll. Nii, tõstad sinna valge taustale ja... Oba. Ilus, see on siuke 3-kilone haug. See on vähem. On siin 3-kilone havi umbes, jah? Süvi teeme selle ikka midagi. No ma ei tea, kui hästi telefoniga peale jääb, aga kõik... Hea küll. Pime haug, Toomas vabastab selle ja paneme siin õuest kokku selle asja. Hakkas sadama, tibutab õrnalt. Hästi õrnalt. Hästi õrnalt. Okei, paneme nüüd kinni selle asja praegu. Toas teeme väiksed klipid edasi. Tere hommikut. Nüüd on siis laupäeva hommik käes. Mehed on söönud, panevad riideid selga ja kohe-kohe lähme merele. Ilm on ideaalne ja vihma vist hakkab alles õhtul sadama. Vaatame, paadid on siin rannas ootamas meid. Tõotab tulla tore päev. Piirall, vaata. Ja siis ma panen kiirendusega. Nonii, lähme kalale. Lähme jah. Aitab sellest molutamisest, tead. Täpselt nii, molutate küll. Aga vaadake seda vaadet. Meri on nagu klaas. Ma tulin vaatasin esimesena seda vett kohe. Täiesti kristallselge. Kristallselge ja ilus ja puhas ja selge ja selge nagu oma pea. Selge nagu oma pea. Naised võin küll võtta, kuid merd ei iial jätta saa. Naist armastan ma palavalt, nii meeletult ja palavalt. No nii. Ma ei julge teiega tulla, sest teil meeldib niimoodi napsu võtta, et mina ei suuda teiega rütmis olla. Ma lähen täna nende karstlastega. Aine, võtame selle peale. Tubli Tom. Nagu ikka siis, kui kala võtab, siis unustame selle vilmimise ära. Kes see ikka vilmib? Kes see ikka vilmib? Ega te keegi ei taha ju näha, kuidas me saame kala ja värki. Täpselt, noh. Kala on. Nii on. Näita siis lähemalt. Oi, tegi torke, vaata. Ja nüüd kui torka panne, siis tuleb silmaga niimoodi ära nühkida. Siis ei valuta. Ma võtan ka kala, vaata. Vanad kalamehed öelnud seda. Unine silm on ju. Sõbra unisi silmaga. Augi tontna. Hea vanana.
liiad, Toomas oli juba täna teine. Mine ära augna. Aga hea, et sul see on küljes. Ja see floro jah. Küljes on, ja täna ma oleks tõenäoliselt ilma jäänud lantidest juba. Et ühesõnaga... Need vestine landid on kirved ka, vaata, neid ei viitsi joku kuhjaga osta nagu neid hiinakaid, vaata seda... No nii, Toomas teeb nüüd X-ale ühe pöördumise. Võttis vait. Võttis vait, jah. Et... Isa võiks vähe toetada meid nende asjadega. Vahest teeme reklaami. Tänane... Tegelikult see vist on Martini rida rohkem, aga jah. Head landid on, thanks. Täna on nagu olnud ikka väga tugev. Nüüd ma näitan siia valitud kalade kasti. 30 pluss. 30 pluss kõik. Pätsid. Need on nüüd pätsid tõesti, jah. Et ühesõnaga, nüüd me ikkagi mõnda aega püüame siin veel. Ja siis mingi hetk võib-olla läheme ikkagi proovime haugiga paugutada. Sest ega kui seda ahvenat tuleb niimoodi ketti, siis saab isu täis. Aga me tahad ära minna või? Kohe vaatan. Kui adrenaliin on üleval, kes seda süüa taha? 12. Aitäh. Kalmeril ka. No näidake kaamerasse. Ahte, tulge siia. Loomulikult on. Ei hakka sõrme suu ajama. Kalmer, sina pead ikka teistest suuremaid püüdma ju. Ei, mul läks see. Mul läks lukk sirgus, mis panin rohelise vaigeni nüüd. No nii. See on ju täitsa kotikala ju. Mis lanti ka siis pärast on. Torkab. Jaa. Torkaski, jah? Jah. Ahah. Ei rullu. No nii. Need, mida Serks ütles, sõbra unise silmaga pidi pühkima, nii. Siis on korras. Jah. Näite, mis lantiga võttis. Sellist. Ahah. Sellega sa peab mitu tükki saanud. 2. Aga jah, jätkame. Oot, minu. Mul on õng. Minu õng. Oota. See on nüüd, isa hoia. Sinu oma või? Või kurat. Ja mis teie siin teete, noormehed? Meie sai minu neti või? Saadame Eikile... Me saatsime talle koha, jah. Koha? Kus te koha saite juba? Eikile saadame ühe koha. Ühe koha? Et ta tuleks kohale. Ma mõtlesin, et... Ta siia jõuab. Jaa. Tule sinna ninnasse mina astu. See on lapstööjõud, jah. Ei ole ise. Ei lahe, aga õige. Peab õppima puhastama. Kui püüad, siis pead õppima ka puhastama. Ei ole midagi niimoodi, et lihtsalt püüad. Jahud, ma tegin seda... Nii. Ei ole muidugi, Meil on siin 100 viimast liset, noh. Hakkab siis läbi saama see terve pikk päev. Me siin otsustasime pundiga, et vist teeme ikka homme ka väikse püügi, jah. Sest meil üks soomlane siin ütles, et mis te seal püüate, et minge püüdke hoopis seal, et seal tulevad suuremad ahvened. Siis ta näitas üks 40 sendist ahvened ja nüüd me siin otsime neid mööda välja. Sada viimast liset. Oota, see oli hea lugu. Jah, buum shakalaka, jah. Et homme teeme siis veel mingi, 12 kuni püüame ja siis vaatame, kuidas homme läheb. Täna oli tublid, tähendab, Kaimar oli tubli ja puhastas kalad juba paadis. Jaa, No võt, see oli õige tegu. muidugi on õige tegu. Ja vaata nüüd,
rammumis läheb üles veel selle katiga. no palju seal on, no mingi 60 kilo ahvenat vaata, läheb näed, sirge seljaga läheb mäest üles. Ei ole ju, 43,5 tükki. Pool tükki või? No me ei lugenud, aga ma arvan, et 43 tükki on kindlasti. Nonii, ongi lahkumispäeva hommik ja suvila meil on koristatud. Viisin just prügikotid ilusti prügimajja ja siit algab meie viimane 3-tunnine kalamatk. Lähme püüame seda ahvenat seal, üritame saada, näe, poisid tulevad siia järgi. Et selline tore see oli, meie üritus, kala oli kõvasti, ahvenat, suurt ahvenat ja ei oskagi nagu rohkem midagi öelda. Vahest toidavad siuksed väiksemad nädalavahetuskalareisid paremini kui meie need pikad reisid. Aga jah, kuu aja pärast juba, õigemini 1,5 kuu pärast oleme me juba oma igasügiseses paigas Villa Kudulootos pidamas oma juba 4. aastat oma sisevõistlust ja vaatame, kuidas sealgi läheb. Aga noh, kui teile see video meeldis, siis pange ikka pöial ja jälgige meie kanalit ja vajutage subscribe'i ja ei mingit laivi, väike lõppsõna. Ma viskisin prügi ära juba. Ja seal oli prügikast. Ja siis, mis seal ikka, kohtume järgmises videos.